No tšau kõigile, on 20 juuli ja olen uuel katsel oma põhipüügikohas. Uuel katsel siis selles mõttes, et käisin ka eile siin, aga sain vist ainult 1,5 tundi püüda, kui tuli naiselt ärev kõne, et tule nüüd kiiresti koju, pesumasin lekib. Ja ega pikka pidu ei olnudki, asjad kokku ja koju ja sellega see päev lõppes. Aga mitte pesumasinast ei tahtnud ma rääkida. Mul oli selleks korraks uus eksperiment plaanis. Ehk siis elussööda asemel kasutaks toorest maksa. Mul on juba pikemat aega see idee kuklas tiksunud, aga ei ole viitsinud proovida. Hakkasin siis YouTube'is ringi vaatama, et kas mõni hull veel on, kes sellist asja on katsetanud, ja Vene kanalites leidis päris palju selliseid, kes on maksa ja muid asju proovinud elussööda asemel ja ka üsna edukalt. Et noh, põhimõtteliselt ei tohiks ju vahet olla, kui haugel kõht tühi, küll ta võtab siis seda toorest maksa ka, lõhn peaks olema ka piisavalt atraktiivne. Nii et vaatame, mis ta siin teeb. Eile igastahes ei reageerinud veel sellele 1,5 tunni jooksul. Paneme selle püügile ja vaatame, kas siis selle jõe haug on maksasõber või mitte. Üks põhjakas on juba sees ja sellega tegin ka natukese teise vangerduse, et tegin 3 lipsu põhiliinist, natuke jämedam tamiil. Kes mu viimast videot vaatas, siis nägi, et ilus suur haug viis põhjaõnge koos tina ja konksuga minema. See oli 0,25 tamiil, aga noh, ega see 0,35 ka siin ei päästa, kui ikka korralik haug võtab, siis krõps ja läinud ta ongi. Aga noh, nii igaks juhuks. Lihtsalt enda katsetuseks ka, et uue T-sõlmega põhiliinist lips ja siis 3 konksu küljes. Ja ega muud ei olegi. Täna kuni lõunani kallas korralikult vihma, nüüd näitab isegi päikest, vaatame, kaua püüda lastakse. Selle intro rääkimise ajal või sissepaneku ajal juba põhjaõnge keegi katsus korraks. Eile oli ka sama teema, et nii kui sisse viskasin, kohe keegi näkitses, ehk siis meie müstiline tilistaja. Aga otsa ei jäänud. Nii, loodetavasti täna saab kauem kui 1,5 tundi püüda ja vaatame, mis siis saab. Loobin lõiguga spinnaga läbi erinevate lantidega ja kui spinna vastu keegi huvi ei tunne, siis panen ka lisaks teise põhjaõnge veel sisse. Ja eks siis ole näha, kas tuleb täna või midagi või ei tule. Aga okei, hakkame püüdma ja kui midagi on, siis tulemustest annan teada. Vahelduseks kaladele ka loomi. Keegi ületab jõge. Ilus kitseke. Ei ole ka siin all varem kitse näinud. Üleval neid ikka silkab. No tore. No nii. Täielik vaikus. Isegi müstilist tilistajatena ei ole. Mul on tunne, et siin hakkab ikka kalaga üha viletsamaks minema. Proovin vahelduseks nüüd liitsiga püüda. Maksa ei ole ka endiselt haug tahtnud. Ja ahvenat ei ole ka liik veel. Kahtlane lugu. Ahvenaga ongi see, et ma ei tea, kust ta üldse siia jõkke tuleb. Ühe kohaliku mehega rääkides, siis tema teadis rääkida, et kunagi olevat mingid kohalikud mehed selle siia jõkke toonud ja lasknud, aga ei taha hästi uskuda seda. Küllap ta ikka kuskilt ülevalt poolt tuleb, aga kust täpselt? Ja miks ta ainult suvel siin on? Sest ma olen siin käinud siis ju aasta ringi püüdmas ja ainult suvekuudel on siin, noh, ütleme kuni septembri lõpuni ehk siis ja on siin ahven ennast näidanud. Ja 2 viimast aastat on ikka jah, suht vilets ikka. Aga noh, mis teha? Vähemalt hea rahulik on siin. Kitsed ujuvad ja koprad ja
nüüd võiks veel karu ka tulla. Aga okei, püüan edasi. Täna on terve päev vaba. Loodame, et ilma ka hoiab ja äkki ikka midagi meelitab täna välja. Okei, jätkame. No nii, lõpuks siis ka üks võtt spinninguga, aga midagi väiksemat. Kas nüüd ahven või väike haug? Oh jumal, päris väike haug. Hakkab jälle see pliiatsite teema siin pihta. Vot selline siis meil on siin. Ja läheb tagasi kohe. Opsti. Kasva suureks. Ühesõnaga, täna on siis selline case, et kohe täielik vaikus. Põhjakat ei taha mitte 1 gramm keegi, maksast rääkimata. Ja see oli nüüd siis ainukene võtt ja kah selline tillukene. Ei tea, mis selle jõega ja lõiguga toimub. Ja või toimub. Aga noh, mõned tunnid veel ikka proovin. Äkki meelitab midagi sellist välja, mida saab koju ka viia. Aga kahtlust närib hinge, et täna tuleb täielik nullikas. Jätkame. Vahepeal oli veel üks võtt silikoniga. Panin nüüd suure landi ja sellele ujus ka korralik haug järgi. Kas oli nüüd sama, on see oli nüüd see sama või? Igastahes kuskil siin nüüd üks haug passib. Või on neid mitu? Äkki ikka meelitab välja selle. Aga tundub, et maksa eksperiment küll vist täna tulemusi ei anna. No nii, hakkame päeva lõpetama. Täna on siis üks selliseid päevi, kus võib öelda, et oli nullikas. Kui see üks väike haugipulikas välja arvata, mitte ühtegi võttu põhjaõngega. Selline tunne, nagu ahvenad polekski kunagi jões olnud. Maksa ei võtnud ka haug. Lõpu otsas proovisin elussööda õnge otsas kala imitatsiooniga suuremat lanti. Praegu ka veel mõned korrad viskan, lasen tal vooluga liikuda, äkki veel mõni haug avastab selle. Aga tundub küll, et jõgi on praegu tühi. Ja ei ole mina sellest iseloomust veel aru saanud, et millal siin siis kala on ja millal ei ole või miks on või miks ei ole. Aga aitäh, et siiski vaatasid. Võid ju like'i ja subscribe'i ka panna, kui raatsid. Äkki järgmine kord on midagi põnevamat näidata. Kanali tellijad on päris hoogsalt lisandunud, juba üle 300. Aitäh kõigile, kes on kanali tellinud, kommenteerinud ja nii edasi. Aga okei, näeme järgmine kord ja tšau!